Juba panid? Jah. No, Okei. Tere hommikust. Niimoodi hakkas. Mis on? Mis asi hakkas? Tere hommikust ütlen inimestele ju. Tegelikult. Tere hommikust. Tere hommikust. Ei, ma ei oska öelda, ma ei taha öelda tere hommikust. Hei. Täna tuleb selline päev meil, et õues pidi soojem olema kui eile. Ma sain aru, jah? Tunned ju, kuidas praegu juba soe on? Okei, no praegu on tõesti soe. Aga kell on juba ka tegelikult 10:17. Jah, aga näitab 18 kraadi juba. Me ikkagi eile ei mõelnud välja, mis me nagu teeme. Ma üritan ikkagi seda veel teha, et 2 päevaks autot siin saada. Jah, siin on 50 € tahavad päeva eest saada, pluss kütus on ju. Ma juba võtsin mingi järgmise kloonina. Üsna kallis ikkagi. Jah, sest ei ole ju hooaeg. Autod vedelevad ju siin parklates ja tänavates peal rendivind kirjad ja ma ei saa aru. Kuigi võib-olla kui hooaeg on peal, siis on vabsee mingi 70 € päev. No siis ma tulen ise siia rendibusinessit tegema. Jah. Nii et eks siis ole näha, mis meil tänane päev toob ja mis me teeme, kus me lähme, mida sööme. Sest siin päris palju on söögi näitamist olnud praegu vist. Ma ei mäleta tegelikult. Jah, aga ega siin Kemeris ei olegi midagi teha selles mõttes. Ega ta on niisugune vaikne väike linnakene, mis on muidugi puhkuse jaoks väga mõnus. Jah, olgu. Ehk siis varsti näeme. Tule, teeme väikse fit checki. Very kaunis. Nii. Mitu checki teed? Siin sama. Oota, küll sa oled ju. Nii, ja nüüd mina. Oh wow. Ma panin täna aksessuaare. Rauno valis mu kõrvarõngad. Ma on väga kaunis. Eks ju. Kuna süüa veel ei saa, me hommikusöögist jäime ilma, me möllutasime ja puhkasime. Ja 5 minuti pärast hakkab alles saama seda lõunasööki, siis me tulime siia hotellipoodi vaatama, mis siin on. Ja Rauno ütles, et siin suurpakk Doritost on 3 € ja isegi poes ei saa nii odavad, see on nagu suurpakk. Nagu... See on Mickey Mouse'id. Ja, no nii. See ei ole nagu Mickey Mouse'id päriselt. 8 € on üks ja 3 tükki on 20 € sellised sallid. Sanellid või? Sanelli sallid. Kui lahedad. Pane korra pähe nüüd endale. 90-ndate mõrvad, oi, need on laste oma. Oota, pane nina peale. Need ei jõua kahjuks kuskile välja. Ma ei tea, keda sa meenutasid mulle praegu. Aitad mind. Oh my god, mis asjad. Väga põnevad. Sulle sobivad siukse kujuga prillid, nagu su nina ja asjadega. Vaata seda pole. See ei ole üldse nii halb, kui sa arvad. Ja see on nagu Minecrafti prillid veits. Panika korra. Sobib see outfit'i minema hästi. Niisugune mõrvari prille valid kõik oh my god, ei tead, mis asja saab pervo nägu. Jah, ma räägin. Võta ära. Et need kõik mingid mõrvarid ja... Ei. Mul on vaja see mälupilt nüüd ära saada oma peast, see oli nii kole. Andke teada, kas te nõustute, kas see oli nii kole, kui ma nägin seda. Sina ei olnud kole, prillid olid kallis. Aga sinu mamm pani 5 €. 7 €. See 2 tükki. See on sulle enam on. Jah. Natukene voimsam. Siin nüüd ei ole hindasid, aga hambaarjadel on hinnad. Ja siis palmolivel on hind. Kes unustas maha saab. Just. Seeki osta. Siit saab, mis see on? Ma näeks ainult mingisugust... Kuule vahivärki. See on mingi banaanivärk ja see peab kuskilt poest vaatama. Siin on 6 €. Selle raha eest ma ei osta. Aga... Sopamaga asjad olid siin üldse kallid. Ma vaatasin nagu poes ka oli kallid. Nagu seekord või üleüldse? Praegu vaatasin, kus poes käisime, seal oli samamoodi need
olid ikkagi meie hinnad nagu täiesti. Jaa. Võib-olla isegi suurt jutti kallimad. Kui nunnu, miks see nii kallis on? 3,50 siuke nagu klibakas. Patsikumm. Mulle meeldib see patsikumm, aga mitte 3,50 eest. Nii. Troksi kotti sellest ja siia paneb. Täiesti kohutav lihtsalt. Nii, vaatame. Veel ei saa süüa, seal askeldatakse veel. Kell on 12. No vot, piinlik, nad peaksid piinlikkust tundma. Ja ma tahaks täiega sokke osta endale, aga need on nii see küll kehva materjal ei ole. 7 piisi, 4,90. Kas menuled või? Pesi. Mäu. Oi. Leidsime siit meie hotelli lähedalt, kus me tegelikult oleme varem juba ka liikunud. Ja meil hotellis on ka, on veel väiksemad. Need pisu baby'd. Igatahes me leidsime kohaliku turu. Siin on, ma eeldan, et see on sellepärast siin täna, et on esmaspäev. Ja väga palju kohalikku juurvilju, köögivilju, puuvilju, kõike head. No ikka. Maasikad on 2 euro kilo näiteks. Vaata selja taga. Ja, et ütleme nii, et kui oleks kauem siin või oleks korteris, mõtle, kui palju uhkeid ja värskeid salateid siin teha saaks. Vaata, kuidas seda ananassi müüakse. Niiviisi. Appi need maasikad näevad nii head välja ju. Need näevad nagu päris maasikad välja. Mis see on? Mis see veel on? Issad, kui tore. Noh, tomat 130, palju Eestis on mingi 7 euri, siukse kilo hind on mingi retsilt kallis ju. Jah, mingi 5-6 euri oleneb poest, soodukaga 5-6. Jah. Rauno võttis endale granaatõunamahla värsket. Kuidas on? Ei ole näha midagi. Ei, täna ma võtan ka. Napukas. Niisugune tunned nagu tervis tuleb, see vitamiin nagu. Hea. Aga mis see on huvitav? Kui keegi oskab öelda, mis need on, siis hitasapp. Mingi väga huvitav. Paprikas 3,50 kilo, ikka nagu meil enam päev punane. Rauno ütles, et see kiivi on nii suur, nagu see oleks kartul. Ja vaata, mandarin maksab siin euro kilo. Ja, no vaadake, kui ilus. Siin pähklirest käib. Vaadake, kui toredad. Свекла, капуста. Peet. А это земля свекла. Peediga värvitud. Okei, see on peediga ja see on redisega. Värvitud, nii head. Kui oleks kuskile panna, siis võtaks... Vakuum yes. Jah? Üli hea, hästi mahe, ta ei ole üle soolatud. Sa süt? Ega vähem. Oota, las ta paneb täis selle suva. Ega need halvasti maitse? Ei, väga head. Väga hea. Kus siin peale prügesti? Jaa, okei. Siin on väike mesi, värksärki, väikest halvaa poissi. Masin on täiesti olemas vanal tagasel. Kus kohas? Näe, seal taga. Vakuum. Tere, tšau. Tere Tallinn. Say, tere Rapla. Tallinn, yes. No, Rapla. Rapla? We're from Rapla. Маленький. Yeah, very small. Very malinki. Tere vaan. Kohaliku mekk. No nii, siuke värk. Vaata, kui nunnud. Super vakuum получился. Nii tore. Mis ta ütles? 250. Selline hunnik mega häid neid 5 euri. 5 euri. Täiesti tore. Ma ei taha niimoodi panna kaarti vastu. Nii tore. See juba lükkas.
lükkas juba vastu, viskad mulle taha siia. Vot siin on tugev kalalõhn, aga vaata, ta praeb neid väikseid asju vist või midagi. Need on krevetid, mis ta praeb. Jah, aga terved. Jaa. Need näevad nii head välja. Tehtud grilli peal kiiresti, et võtad, vaata, sööd otse kohe. Natuke kalja. Oi, see valgus, sorry. See valgus on päris hea, jah? See valgus ei sobi hästi. Vaata, kus siin ikka krevetti ostad nii, et 8 sõtti, mis ta on? 10-17 euri kilo. See valgus, sorry. Ei saa näidata, sest see valgus lihtsalt. Lõhne on kallis isegi, ma ütleks. Vaata, siin ta müüb neid seepe 5 euri. Meil kodu juures oli euro. Mitte siin kodu juures, vaid siit natukene 200 meetrit tahapoole. Ja, või isegi veel vähem. Ebanormaalne. See oli nagu veits naljakas. Vaadake, kui ilusad lilled. Wow. Aga me oleme nüüd siin leti taga, sellepärast see näeb siuke välja. Tegelikult on ikkagi esinduslik, aga Rauno küsis. Mul on ilgelt pappine. Viiekas. Teab, palju see väärt on või? 10 senti. Ma lähen annan kellelegi lihtsalt ära. Saame selle lastele viia mälestuseks. See on nii ära pekstud, et seal ei näe enam pilti. Oi, sul on mingid väiksed nõngud. Nõngud, jah. Näe, vaata, keegi on viitsinud isegi ilusti ritta laduda. Õunad niimoodi pandud või? Ma pean seda neile näitama, see on täiesti imeilus. Vahtige õuna. Kui Briti. Valgeredis. Vaadake, kui suur valgeredis. Ma nii suurt valget redist ei ole näinud mitte kuskil. Jõkker. Oh my goodness. Kes ei ole kunagi valget redist söönud, siis ma väga soovitan. See on nii hea lihtsalt nagu tippimiseks või salati sisse. Ta on nagu redis, aga ta ei ole nii vänge. Ta on hästi maha, hästi mõnus. Mille jaoks sa mõtlesid maasika või? Maasikate jaoks, jah. Ta nägi, et me filmime. Tõmbas näed tee keskele ka vahele. Kutt ei näe nurga taha. Kes see teeb niimoodi asju, et paneb mingi suure võsa niimoodi, et sa ei näe, kus poolt auto tuleb? No aga sellepärast, et neil ei ole ülekäiguraja kultuuri siin. Miks nad üldse seda ülekäigurada siia panevad? Ma ei tea. Nii me vaatame vana hea Migros. Polegi käinud seekord Mikroses. Ja just. Sellel tripil ei olegi käinud. See on eriti reisin. Liiga odav ei olnud. Oi, kui palav siin veel on. Vaatame, mis siin on. Keefir. Kus piim on? Airanni saab nii suurelt osta. Fuki. Mingid jogurtikesed. Vaata, kui väiksed aktiiviad nüüd toredad. Väiksed aktiiviad. Kuule, sa ütlesid, et testa. Ops. Nice. Saime just teada, et meil on broneeritud täna ka restoranis laud Oceanis ehk siis Mereanni restoran. Ma olen väga elevil. Issand, see päike on nii kuum, kui mõnus. Täiega naudin. Kus mõlle on nii hea praegu. Selle kohta ütleks, tätskana liivama. Nüüd ma saan sinna ära vähendada ja paneme ainult sihtkohtasid sisse ja lähme sõidama. Väga lahe. Meil Kas ta peab praegu lõhkuma, kui ma räägin? Nad valmistuvad hooajaks, aga nad ei mõtle nende peale, kes siin juba kohal on ja tulevad nende riiki nautima. Juba hooajal on. Jah, täpselt. Nagu me alustasime oma hooaega ju varem. Me homseks ja ülehomseks rendime auto, et minna avastama seda poolt Türgist ja võtame teid ka kindlasti kaasa. Sealt Väikesesse. Kus me käisime alguses Migrosest me sokke ei saanud.
aga me käisime De Factos ja sealt ma sain sokke ja siis ma lasin seal lõhnasid peale ja mulle üks nii meeldib, aga reaalselt see on põhimõtteliselt kadunud juba. Nii et hästi öelnud, muidu ülihea kirsilõhn tõesti täiega meeldib. See oli isegi täitsa jah, siukene, ta oli siuke magus kirsta ja siukene. Aga nüüd praegu eriti või kui ma siuke roosa bluus ja mingi roosa käehe ja värki, siis kuidagi kohe on siuke nagu siuke magus lõhn. Mul praegult on muidu see Bougie Marshmallow peal, Kajali oma. Aga see on nagu nii pisikene pudelikene ja mul on pool alles seda ainult. Ma ei tahtsi seda väga palju lasta, see on nii kallis, 38 € reaalselt, mingi 5 milliliitrine lõhn. Kus ostsid seal? Merit ostis mulle selle kuskilt reisilt, ma ei mäleta. Et jah, tahaks, mulle väga meeldib see lõhn, aga ta on jah ta on nii kallis ja teda on nii vähe ja ühesõnaga mingit head magusat lõhna tahaks võib-olla juurde. Neil on ju fake kunstnikud olemas siin tänava peal. Ja ma mõtlesingi, et siin on neid... Lähed tema juurde, sa oleksid selle veel kaasa ka võtta, ütelda, näed, palun seda lõhna. Ta nõuab riietust ja ta nõuab nagu kohta, seda ma ei paneks iga päev peale. Et nüüd ma jäin lihtsalt lätutama, terve video on lihtsalt mina pleka, aga no, mis seal ikka? Hullune. Kui te saaks mulle öelda, mis te näha tahate, siis ma ju näitaksin, aga te ei saa mulle öelda, nii et... Can we have a check here? Tahad sa juurde? No, check. Thank you very much, my friend. Yeah, thank you. you. Ta kui ilusad me oleme. Tšabaka. Naine tahab endale tosse. Kas saame õiget tossud või ei saa? Hoian siin. Me tulime tagasi nüüd siia samma söögikohta, kus Rauno võttis enne õlut. Oi, mis see on? Nice. Thank you. Ja Rauno võttis uuesti õlut, aga seekord... Ma vaatasin tükk aega, olen seda õlut vaadanud. Pomonti. Ta ütles, see on kohalik õlu. Ma Piira. kogu vaadanud, jumala lahe pudel näeb välja. Ja, mina võtsin endale ka... Ei propageeri alkoholi tarbimist üldsegi mitte. Aga... See on alkoholi näpuga või? Ühe selle, nüüd see on alkovaba. Niimoodi saigi. Jah, aga me tulime tagasi nüüd siia, sest me tahame süüa. Siin olid hinnad mõistlikud täiesti. Mingi 6-7 eurot olid asjad. Jah, me võtsime tuunikala pitsa ja kanašnitsli. Sest kell on 4:45, no umbes 5 minuti pärast ehk saab süüa ja kell 8 on meil juba restoran. Eile jäi nii väike vahe, et nagu uuesti pidime sööma minema ja ma arvan, et see toit sellepärast ei olnud ka nagu tasemel. Näitan, et kuidas ilusti mulle ühe õlle vala. Okei. Selline baarmen olen või? Ma ei saa mingi hakkama raudselt. Vaata kui vinge pudel see on. Sind ei kuule muideks. Üldse? Ei, sest mikrofon on siin, ma olen suht kindel, et sind ei kuule. Vaata kui vinge pudel see on. Vaata, kui tublisti ma kallan. Seda on kuidagi hästi lihtne juua. Väike mulje. Tahad testi teha või? No teeme. Nii, mis ma ütlen siis? Veits nagu Ale Kokk ütleks premium. Väga sukene mõnus mahe. Teenindaja tõi nii toreda soola ja pipra topsi meile. Jaa, nii vahvad. Kas Kemmer on tõesti nii saksa sugemetega, et vaata seda, et kus kohas sa Alanias ja asjades väga snitsleid nägid. Nii, meie tuunikala pitsa saabus. Natuke läks pahasti see nüüd, et onu kuulis meie seda tellimust natuke valesti ja ta tõi meile kanapitsaga, mis nägi tegelikult väga hea välja, aga me tahtsime kanašnitslit, mitte kanapitsat. Nii et me ei taha kahte pitsat, aga me sööme seda tuunikala pitsat. Cheers! Oh! Raunole tuli kanašnitsel, aga see ei näe küll üldse kanamoodi välja, see on lihtsalt mingist kanamassist üles soendatud. Aga see on küll väga hea pitsa. Juba palju lauljaid peab igal pool maailmas olema. Ei, ma mõtlen, et keegi kuskil laulab, või see lastakse kõikidesse mošeedesse ja nendesse kellaritesse. Äkki niimoodi. Täna on esimene kord, kui ma kuulsin seda öösel ka. Või tegelikult see oli väga vara hommikul, oli mingi 4 midagi. Ma ei ole varem nagu kuulnud öösel.
nii, mul on nüüd hästi palav, me jõudsime tuppa ja ma mõtlesin, ma näitan, mis me ostsime. Me käisime toidupoes, sest mul oli magusaisu. Õnneks ma ei söö seda kõik üksi ära, ma lihtsalt tahan maitsta neid asju ja siis ma lähen viin koju ja siis ma saan kõigil pakkuda neid. Kui palju sa usud, et see juhtub? Ma usun, et meil pole väga palju aega süüa seda lihtsalt, see on nagu positiivne osa. Ära ütle niimoodi, ma tegid tunneme homme koju minema juba muidu. Me lähme alles järgmine aasta. Olgu. Ma ei tea isegi, kas ma julgen näidata, kui palju asju ma ossin. Ma näitan mida hästi kähku. See on natuke parem. Nii. Saaksin selle kaika vahel panna. Palavan. Me saime täna jälle maasikavahvleid, pähklit. Need lähevad peitu ja koju. Eile me ei pannud neid peitu. Saab panida. Nii. Ma siis näitan. Ma leidsin siit sellise asja. Mitte Dubai šokolaad. Dubai šokolaad on täpselt samas pakendis rohelise pildiga ja siin on pistaatsiapähkel. Aga see on metsapähkliga. Olles väga suur Dubai šokolaadi armastaja, siis mulle maitses see rohkem. Täiesti uskumatu, see oli lihtsalt. Ma võtsin neid natuke rohkem, et viia kodustele ka. Siis KitKat Chunky Hazelnut, roasted hazelnut. Ma ei ole sükest näinud. Tahan proovida. Siis, okei, ma mõtlesin, ma panin tagasi selle. Olgu. Mingi sarelle, selline. Ma olen suur pähklikreemi armastaja, nagu te aru võite saada. Siis sellised asjad, siin on mingi penimogu, kui ma teen lahti tahavatega. Okei, need on küpsised šokolaadiga lihtsalt. Siuksed. Maitsle. Nagu tavaline odav küpsis. Mis on šokolaadi ja kerge nagu kookosega üle valatud. Hea. Siis, kes Türki satub, soovitan tuua, või tuua, tuua võib ka, aga soovitan osta. Need on kivikommid, ma ei tea, kas te siit näha, on näha küll, kivikommid selle granaatõunaga. Nende tekstuur on nii hea, nende maitse on hea. Siis all me nägime ka seda sama šokolaadi ülkeri oma, aga see oli ainult banaaniga, aga see oli banaani ja küpsistega. Seal muud on, nii et ja siin all maksis see 6 euri, me saime natuke alla 4. Ja viimasena pähklid maitsema. Maja netis olema kallis selle jaoks. Mille? Muidu mu lemmikud on need Prismas müüdavad Koobi omad. Need. Okei. Väga crunchy. Ja väga mõnusasti soolane. Enamus need lubavad küll, et on soolased. Ei ole. Rauno valis endale pitsamaitseliselt mingisugused suuksed krempsud. Ja siis proovimiseks mingi mango ja meloni mingi limonaad. Ja siin on 100 millis ainult 3 kilokalorit. Maitsema. Polnudki kaasa. Väga gaasiline jook. Ma ei saa aru, kuidas siit nagu mulje ei tulnud. Natuke on suhkruasendaja maitsetega. Üldse mitte hullult. Ma sõin ühe selle ära. Ja nüüd ma võtsin ühe küpsisampsu, ühe kivikommi ja mul on isu täis. Ma ei tea, mida ma mõtlesin. Täiesti segane peast. No on see nüüd normaalne. Oli vaja. Siin on mu eilsed kivid. Vaadata, kui ilusad. Okei, te juba nägite. Muidugi need, kes ei vaadanud eelmist vlogi, need ei näinud. Täna oleme siis... Täna on kalapäev. Just. Täna on kalapäev. Ja tissu. Kui Rauno siin tee kinni makkab, siis siin on tuunikala ja minul on surf and turf. Siin on veis ja väike krevetikene. Varusam. Meil see muusika läks lolliks. Läks kreisiks, jah. Ja läks edasi.
siin on küpsetatud halva vaniljajäätisega ja juustukook. Päris jääme. Nonii, restoranis on käidud. Vassisin enam. Väsisid või? Kõht sai täis. Aga kui rahule jäid, kuidas? Kuidas me eilseks ütlesime? Mina ütlesin 7-10, no ütleme 6,5-10 pigem. Ma mõtlen 5 või? Vist. Jah. Sellele kohal juba annaks 7,5. Ma annaks sellele 8-10. Vaata, palju lähedamale jõudsime. Sest no päriselt oli väga hea. Shotgunni venda polegi, muidu oleks teda ka näidanud. Kõht sai väga täis. Me oleme ikkagi sellised humble eestlased. Jah, oleme küll. Ja võtame ilusti ühe eelroa ja ühe pearoa ja siis vaatad, teised kahmavad kõik eelroad on, kõik menüü eelroad on kurat lauale pandud. Ja no see laud, kes eile oli hästi siuke pikk laud, nagu terve perega käivad seal. Ja reaalselt, mul oli küll siuke tunne, et nad tellisid terve menüü. Neil oli kõige suurem laud restoranis ja neil ei mahtunud asjad sinna peale ära. Niimoodi, et see teenindaja pidi nagu lükkama mingeid asju eest ära, et mahuks sinna nagu toitu panema. No täna oli ka ju, vaata, 2 inimest oli eelrooga, see oli täis kõik see laud. No väike laud oli 4 eelrooga 2 peale võtsid. Nad vist ei võtnud, mul ei tea, kas nad võtsid main course'i vist ei võtnud. Ma ei tea, aga jah, me oleme sellised viisakad eestlased, kes ikkagi söövad kõik ära, mis taldrikul pandud on või enamus. See juua võtta. Ei taha, aitäh. Kõht teis. Kõndides püsti tõustes tunneb seda kõige paremini. Jah, ühesõnaga natuke sai jälle palju. Õnneks mitte hullult palju. Niimoodi, et valus on. Oli see küpsetatud halva. See oli täielik nagu üllataja. Hullud maitses. Ja väga hea oli. Mul on jah see magusaga praegu natuke piltsakas suhe nagunii, aga see oli tõesti midagi teistsugust. Ja seal oli reaalselt oligi nagu see Türgi pehme halva pandud selle anuma sisse, kus tehakse crème brûleed ja pandud ahju ja see oli nagu siuke õhukene ja ta nagu stikiks jah, kleepuvaks siukseks, mega hea. Nagu oleks karamelli vahel pandud.